meie võõrustajad Nukuteatrist näitavad teile mõned sketšid oma näidendist Nukumäng on imelihtne.
ilmselt mina ei ole see, kes siia majja jälle uuesti tagasi hakkab tulema. Aga nüüd ma annan teatepulga edasi Matile, Mati Heidmetsale. Mati, ma ei tea, kas sa jätkad oma ettekandega või jätkad Luikede järvega? Selle tänase ürituse teine pool on siis nimetatud paneel, mis tähendab sellist vaba sõbralikku mõttevahetust neil teemadel, millest me täna esimesel poolel juba rääkisime. See, et mõned inimesed siin lava ees istuvad, on natukene kokku lepitud, aga see ei tähenda, et nad kuidagi tähtsad. See tähendab, et paneel kutsub kõiki neid, kes ka saalis istuvad mõtteid vahetama ja selles arutelus osalema. Ja te lahti loal ma teeks väikse sissejuhatust paneeli. Mitte ainult tänasest üritusest, vaid ka natuke laiemalt. Tunda, et Eesti hariduses midagi küpseb. Küpseb mingi muutus, mingi tahtmine asju teistmoodi teha. Ja see paistab välja erinevatest ragudest ja erinevatest sõnavõttudest ja meediakanalitest, et olemas mingi selline või kujunenud selline väike pinge, soov, asju natuke teistmoodi tegema. Ükskõik, kuidas me seda nimetame, tulevikus tõenäoliselt saab see asi, mis praegu käib ka mingisuguse nime, on see haridusuuendus, haridusreform, kooli uuendus. See nimi ei olegi praegu tähtis. See ei ole lihtsalt selline tume tunne, et tahaks asju teistmoodi teha, aga õige mitmel pool on ju ka kuulda ja ka kirja pandud neid asju, ideid, mis võiksid teistmoodi olla. Kus see muutus võiks tekkida? Me räägime pikka aega juba õpetamisest, mis oleks rohkem individualiseeritud ja lapsekeskne ja arengut toetav, huvipõhisest koolist, mida siin täna kenasti esitleti, palkadest ja ressurssidest ja õpetajamete väärtustamisest. Tundub, et selline ideaalmaailm ehk see, kuhu suunas see muutus peaks liikuma, see on kuidagi natuke olemas, vähemalt on sõnaliselt olemas. Nüüd, küsimus tõenäoliselt on püsti umbes nii, et kuidas nendest õigetest sõnadest ja sellest verbaalsest ideaalmaailmast nüüd siis niimoodi praktikasse tegelikult ellu viia, sest me ju teame, elu paneb alati vastu, mida muuta tahta hakata. Ja see paneel on meil kokku lepitud just selles võtmes, et arutada natuke neid võimalikke praktilisi samme, mida keegi kuskil võiks teha selle nimel, et me seda Eesti haridust selle ideaalmaailma või nende ideede ja mõtete suunas, mida me siin ju räägime ja mõtleme pikka aega, õnnestuks selles suunas nihutada. Me selle arutelu lähtepunktiks võiksime võtta sellise arusaama, et me ei tegele siin praegu raskelt haige reanimeerimisega, vaid tegelikult laias plaanis, suures piltis on Eesti haridussüsteem, hariduselu tervikuna tubli ja maailma mõttes ju hästi hakkama saab asi. Meie idee on rohkem mitte nii-öelda süüvida järjekordsetesse muredesse, vaid vaadata, millised oleks meie järgmised väljakutsed ja kuidas tegelikult kogu see haridus panna rohkem Eesti elu eestkõnda. Ja siin kindlasti on olemas hästi tugevat potentsiaali. Meil see paneel on mõeldud see kolmeringilise arutelu. Esimene ring selle tinglikuks nimetuseks võiks olla diagnoosi täpsustamine, ehk selle tänase seisu täpsustamine. Meil on siin, ka täna oli seina peal igasuguseid
numbreid selle kohta, kus on meil pudelikaela, kus on murekohad. Ma arvan, et see diagnosi täpsustamine ei peaks võib-olla, no kindlasti ta võiks välja tuua ka need murekohad, mida me ei ole võib-olla veel täna nagu selgelt välja öelnud, aga eriti ootaks selliseid väljakutseid. Neid võimalusi, mis Eesti haridussüsteemis peidus on ja mida me ei ole piisava innukusega suutnud ära kasutada. Teine ring oleks, mida tehakse. Ja just selles võtmes, et mitte mida peaks haridusministeerium tegema, aga mida võiksid teha erinevad hariduselu osapooled, sest peale ministeerium on meil ju olemas ka, ministeerium pakkus välja oma 12 sammu, väga vahva. Siis võiks küsida, et mis on ülikoolide 12 sammu, mida tööandjad tahaksid teha, mismoodi võiksid koolijuhid ja õpetajad oma organisatsioonide kaudu panustada, mida õppurid ise plaanivad, mis oleks nende vaade. Mitte ainult selles mõttes, mida nad ise teevad, aga võib-olla ka soovid ja ootused teistele osapoolele. Ja see teine ring oleks meil nii-öelda toimingud ja väljapakutavad sammud. Kolmas oleks siis need võimalikud tegijad. Paistab, et see teine ja kolmas hakkavad nagu meil kindlasti nagu koos käima, aga ei ole ju suurt häda. Ja mõte oli nii, et iga sellise ringi lõpul saab sõna siis ka auditoorium. Ehk kõik need, kes sel teemal tahaksid midagi juurde pakkuda, välja pakkuda, saavad sõna ja ma usun, et me ajapiiride raames suudame kõik vajalikud sõnavõtud täna vastu. See on meie õhtune plaan ja me hakkaks peale esimese ringiga ehk selle tänase pildi võib-olla natuke täpsustamisega. Peale selle, mis me täna juba kuulnud oleme. Et ma küsiksin panelistidelt, kui te mõtlete ja vaatate Eesti hariduspilti laialt, suurelt, siis mis teie jaoks on need kõige suuremad pudelikaela murekohad? Need teemad, mis võiksid olla nendes tegevuste jadades esimeste punktidel, sest selgelt kõiki asju korraga ei ole võimalik ette võtta. Ja me lepsime kokku, et meil sellist kindlat järjekorda ei ole, et see on kõik hästi selline vabatahtlik ja sõbralik. Et ma küsiks, ei tea, sobib vist siia. Ei saa kenasti rääkida. Et kas on panelistidel selles osas esimest mõtteütlemist, täiendamist? Jah. Kohus juba veel ametine öelda. Arvamus on kindel ja see on ka minister olnud, et eelkõige on 2 pudelikaela õpetaja ja teine on koolijuht. Õpetaja puhul on küsimus esiteks õpetaja palk, õpetaja staatus, õpetaja koolitus ja see rivi ja teise puhul siis koolivõrgu mõistustame ümber korraldamine. Need on niisugused praktilised asjad, mis on tarvis korda teha ja siis hakkab edasi minema. Jah, Hannes. Jah, lihtne on küsimusi küsida. See küsimus, mõistagi eriti kui objektina käsitleda haridust. Või nagu sa ütlesid, haridussüsteemi hoidma. Sa olid enda jaoks piiritama. Just, seda ma ütlengi. Ega siis, kas üldse on põhjust diagnoosi panna, see on ju vist tuntud tõde, et kuidas neid riike just täpselt toetada. Kindlasti üle 200 riigis täna räägitakse, et meie haridus vaja reformist. Tõenäoliselt viimased 100 aastat on seda ikka räägitud. Mina selle, et me kuskil mingisuguse kaare põhja praegu liikumas oleme või tõsist kriisi, võib-olla ma vaatan kitsalt, aga mina ei näe. Mina näen pigem ja mis võib-olla, kuna probleemil loodetavasti ei ole negatiivne tähendus meie
keelekasutuses, siis ma näen seda võimalust, sest võib-olla need inimesed olid ka 20 aastat tagasi meie koolisüsteemis. Ma lihtsalt ei vaadanud, aga ma kahtlustan, et ega ei olnud ikka küll. Kui seda hulka noori, teravaid, nutikaid inimesi, kas või niisama näitena noored kooli, kas või, aga see ei ole kaugeltki ainukene algatus tänases koolis. Et mõnes mõttes, ma ei teagi, kas see on diagnoos või ravim, aga mida rohkem me vabaks laseme kooli ja täpsemalt koolile veel meenutame tema vabadusi, mis ega tegelikult kooli ei ahista täna mitte keegi, see vabadus on väga suur. Seda täpsemad diagnoosid ja täpsemad paremad tabletid me saame. Me nagu ei peakski võib-olla nii palju mõtlema diagnoosile murede mõttes, kuivõrd sellistele arengu väljakutsetele, kus on midagi tulemas. Jah, kas keegi tahaks midagi? Ma jätkaks. Ja Nooriga kohe. Mul on selline tunne, et tänasel päeval me taas siin rääkisime hästi palju välisest. See, mida professor Lauristin tõstis üles, on väga oluline küsimus. Põhikoolis väga palju tegeldakse sellega, mis on viltu või valesti või tegemata jäänud alusharidus või ka algklassides. Isiklikult meie mõtleme omas koolis seda, et kas 19-aastane noor peaks täna olema gümnaasiumiõppina, nagu ta on, või võiks ta juba ülikoolis olla, nii nagu on tema heakaaslased Euroopas. Ehk sellega kaasneb väga oluline teema on see, et me kirjutame nii riiklike õppekavad üldosadesse 21. sajandi kooli. Nii hästi või halvasti, kui me seda oleme suutnud. Me proovime, mulle tundub, lahendada seda möödunud sajandi vahenditega. See, mida Hannes Tammev ilusti rääkis huvikoolist, meie alustasime esimesest klassis seda teemade põhiselt. Inimesed, kes õppisid aeg oli kontseptsioon ja õppisid 3 nädalat, laulsid, kirjutasid, arvutasid ja nii edasi. Et neid lähenemisi on hästi palju ja väga toetan seda mõtet, mida Hannes välja ütles, et koolile tuleks vabadus kätte. Ja toetan ka seda mõtet, mida ütles professor Lauristin, et koolijuhina, aga koolijuht on ka ministeeriumis koolijuht, on kohalikus omavalitsuses koolijuht olemas, et see koolijuht teaks, oskaks ja julgeks. Aga selleks on vaja esitada endale mõned olulised küsimused. Miks ma olen, kuhu me läheme ja kuidas me läheme sinna. Ja siis saame hakata alles vaatama seda ruumi. Ja ruum toob meie juurde selle sama uue õppekava ühe teema, kui visalt on ja raske on seda õpetajasse, ega meie omas koolis sellega võitleme, viia teadmist, et koostööne õppimine ei saa mitte toimuda rivis. Klassipinkides, nii nagu ta on tänases käsitledes endiselt valdavalt Eesti koolis olemas. Et ruutmeetrid, mida Tervisekaitseamet on ette näinud, peaksid olema palju suuremad selleks. Ja nii edasi ja nii edasi. See on suurema pildi ja suurema mõttelaadi muutus. Aga sisuga tuleb tegeleda küll selle vormiga juba ka järgi ja võib-olla pahatihti polegi vaja ei liita ega lahutada, võib-olla ambitsioon riigilt midagi enda kätte saada tänases Eestis vajaks ümber mõelda kas või Soome näidete põhjal, võib-olla, ma ei tea. Aga olulisem on tegeleda sisuga. Et olulised küsimused, miks, kuidas ja mitte kooli tasandil, ka omavalitsuse tasandil. Miks üldse inimene on kuskil olema, kuhugi minema ja mis ta saab pihta. Olen isiklikult kokku puutunud erinevates maakondades, kuhu mind on kutsutud mõnikord ka kõrvaltvaatajana. Ja 2 päeva tulemusena ütleb kohaliku omavalitsusjuht niimoodi, et vaata tore, et me peab siia mõtlema selliste küsimuste. Ma tahtsin siinkohal öelda, et võib-olla üks oluline küsimus on, et mis ei ole see üks ja ainus probleem, kui see lahendust vajab pudelikaelaks olev asi, vaid küsimus ongi, kuidas seda lahendada. Minul on nagu küll tunnetus, et haridusmaastikul meil on puudu sellist eesmärgistatud tegevusest, mida me teeksime koos. Ehk siis seesama koostöövõtmine, mida siin Toomas ütles, et me saaksime asjadest ühtmoodi aru, et me teaksime, kuhu me oleme minemas, et me leppiksime kokku, mis asi see hea haridus meie mõistes siis on, mis on hea kool, kes on hea õpetaja, milline on hea lõpetaja, et me leppiksime nendes asjades omavahel kokku ja ühtmoodi siis
neid asju, mida lahendab, mis lahendust vajavad. No, Eesti haridus päris mitmeid. Ühelt poolt meil läheb suhteliselt hästi. Rahvusvaheliselt me saavutame neid tulemusi. Teiselt poolt on meil seesama rahulolematus. Järelikult midagi on, mida saab ja peab tegema teistmoodi. Nüüd on seesama suhtumise küsimus, mis siin eelnevalt ka välja tuli, mida seda suhtumist ei muuda üleöö. See on pikaajaline protsess, aga selleks on vaja teha konkreetseid samme ja sammhaaval sinna liikuda ja ma arvan, et üks võtti on kindlasti see, et kõik osapooled, kes on haridusega seotud, saavad teatud asjadest ühtmoodi aru. Neil on loomulikult oma huvi mängus, kõikidel ja kõigil on teatud vaatama, aga mingisugustes me peame kokku leppima mingitel sammud ja me peame ühist seda eesmärki silmas pidades tegema ühiseid otsuseid. No, ma toetaksin kõigepealt härra Kütise ettepanekut, küll võib-olla teises järjekorras, et õpetajate palgad on kindlasti üks probleem, aga seda ei saa ka tööandjate abiga lahendada, et see on ikkagi valitsuse küsimus. Aga koolivõrgu reform on tegelikult asi, millest me oleme ikka pikki aastaid rääkinud. Ja see on ju üks suuremaid kulukohti tegelikult täna. Mul just haridusminister siin lõunavahel tõi näite ühest vallakoolist, kus on sellel aastal 20 õpilast, rakendust on leidnud juhtimises 57 inimest ja ühe õpilase kohta on 180 ruutmeetrit pinda, mille mulle poolda ei kütta. No võib-olla see on liiga niisugune markantne näide, aga niisuguseid näiteid tegelikult meie koolivõrgust võib tuua, ma arvan, et rohkem kui 10. Samal ajal, mis on võib-olla siis ettevõtjate probleem, on see, et meil on täna ametlikult töötukassa arvel 50 000 töötut ja ettevõtjad on mures, et töökäsi ei jätku spetsialiste nii keerulistemale töödele kui ka insenere kui ka lihtsalt. Et see on paradoksaalne olukord, kuhu me oleme siis jõudnud selle 20 aastaga, kusjuures kui me räägime nüüd täna siis, et õpilaste kooli minijate ja kooli lõpetajate arv aasta-aastalt väheneb. See ei ole ju uudis, me teadsime seda ka 10 aastat tagasi täpselt, kui palju meil sügisel kooli läheb ja kui palju on lõpetajaid. Et tegelikult on see ikkagi poliitiliste otsuste tegemata jätmine selle sama koolivõrgu reformi osas. Need numbrid olid meil ju kõik ette ennustatav. Aitäh! Ma küsiks kõigilt ühe küsimuse. Mul jäi päeva esimesest poolest natukene siia kõrvana jooksu. Kui me lugesime juba mõni aeg tagasi need ministeeriumi 12 punkti, mis on plaanis ette võtta, siis esimene reaktsioon minul oli see, et nad on kõik korralduslikud punktid, seal puudub üldse igasugune sisupunkt. Siis ma hakkasin mõtlema, et võib-olla see ei ole üldse ministeeriumi asi tegeleda sellise sisuga. Nüüd täna siin tuli mitmel pool välja see nii-öelda vabaduse teema. Andke koolidele rohkem võimalust ja siis iga kool leiab omale missi ja siis läheb see nii-öelda potentsiaalne lahju. Minu küsimus on, et kas praeguses Eesti hariduskorralduses, haridusseadusandluses on mingisuguseid selgeid piire, mida tuleks nagu maha võtta, mis seda vabadust siis nagu koolile juurde annaks. Või on tegemist rohkem sellise vabaduse puudumisega, kus õpetaja või koolijuht ise on mingisuguste normide või piirangute kamitsed, ei taha teistmoodi teha. Või on mingisuguseid selgeid võimalik teha näiteks ettepanekuid, et muudame ära selle seaduse, selle korra, see annab juurde koolidele seda vabadust, mida on rääkinud. Kas selliseid näiteid on olemas, millele saaks otseselt viidata? Või millest käib jutt, kui me räägime sellest vabadusest koolist? Mina olen seda pooleldi kõrvaltvaatajana kedranud aastaid, et ei ole, minu teada ei ole seaduses ega muudes normides sellist
avaotsingud koolis, eriti teemal kuidas. Võib-olla seda, et mida peab õpetama, seda natukene kirja, selle kohta reegleid on, aga kuidas, mis määrab tegelikult selle õppimise edukust palju rohkem, neid piire minu teada ei ole. Veel kord. Ja aga see kahjuks üksinda ei taga seda õhinal toimuvat uuenduste otsimist ja kogu seda arenguprotsessi. Selleks saavad küll paljud toetada, kaasa arvatud ministeeriumi. Üks olulisi funktsioone peaks olema regulaarselt kogu aeg küsida, kaevata, mis koolides toimub ja selle teadmisega, nii nagu täna siin, nagu sa mitu korda ise ütled, ega me õigeid sõnu rääkima oleme ammu õppinud. Ega selle teada saamisest üksinda ei aita kuidagi veel. See ei käivita seda protsessi, aga seal võib-olla ministeeriumid, võib-olla meil nii-öelda kultuuril laiemalt oleks võib-olla põhjust seda koolides sündivat protsessi hinnata, märgata, toetada, levitada, võib-olla hiljem ka midagi kehtestada, mida on ka toimunud. Meil on tegelikult selle kohta ülikaid näiteid viimasest 10 aastast, kuidas asjad. Üks on ka samas teie see arenguuristus. No näiteks, ma ei tahtnud seda ise meil jõuda. Tegelikult see on niimoodi ja see on tõepoolest teil vabariigi läinud laialiselt. Aga ma tahtsin tegelikult Hannes toeta selles mõttes, et juttu oli, sest mis puudu on. Minu isiklikult tundub seda, et mida me lähemal aega taha muuta, on seda tegelikult muuta lahtisemaks õpetajaks olemise ringi. Praegu oleme kantustes suust ise ära reguleerinud kõikvõimalike reeglitega, milline tahab haridus olema, mis tahab tegema edasi. Me tahame uues loos, mis on nüüd tulemas selle staatusega, siiski fikseerida selle, et näiteks gümnaasiumõpetaja on kõrgema haridusega vähemalt magister. Ja tegelikult tema niisuguse õpetamise kvaliteedi ja sisu üle otsustab direktor, tööle võtab, kasvada võtab tööle. Et ühesõnaga tuua, nagu siin nüüd oli, sest noored kooli, tuua huvitavat teistsugust kontinenti kooli juurde. Ma olen rääkinud õpetajaks, saan natuke vastuseks, ma olen jälle muudine auna. Aga mulle tundub, et see on samm, kus saame natuke muuta vabamaks, eriti gümnaasiumi osas, kus on palju valikaineid. Kui ikka tood Tartu Ülikooli astronoomi, kes hakkab tunde andma noorõpetaja palgaest, sest tal pole õpetaja haridust, ka ei tea. Et just see ongi see, just tegelikult selle uue õppekava järgi on võimalik nüüd tuua juurde ja et korraga palka saaksid ka tõepoolest muuta seda ringi laiem. Ma arvan, see on üks oluline tegelikult jällegi vabas astmes saab juurde. Toomas siis siin. Ma tahtsin siit toetada Hannese mõtted, et tõepoolest seadusandlikult väga raske võib-olla leida mis otseselt takistab. Küll aga mul oli hea täna vaadata härra ministri 12 punkti ühte nendest lõikest, kus hakatakse käsitlema näiteks kutseharidust, üldharidust koos. Tegelikult tuleb sinna alusharidus juurde veel liita edasi. Seesama, ma loodan, see koostöine lähenemine ka ministeeriumi erinevate osakondade vahel saab reaalseks. Et kui ei toimu koostööd ja koos mõtlemist ja koos arutamist ja seda mitte koolivõrku, vaid peaks hoopis vaatama meie haridusvõrku, siis sellist ühtset lähenemist siis on väga raske võib-olla selliste fundamentaalselt heade tulemuseni jõuda. Teiseks küll, aga mida ma arvan, mis piirab ka neid häid mõtteid ellu viimased, on see, et meil on terve tubli kimp mõõtjaid. Näiteks on selleks põhikooli lõpueksam. Ma ei saa aru, miks seda pole. Ja kellele ta on? Sellepärast, et juba ammu nii nagu ülikoolid ei arvesta tõenäoliselt täna riigieksami tulemusi ei arvesta gümnaasiumid, põhikooli lõpueksami tulemused, sest need ei ole valitsed ega need ei näita tegelikku pilti. Teiseks, ei saa aru, miks gümnaasiumi kursuste lõpus peab hindama noori inimesi hindeliselt. Et siis panna 3-aastase stuudiumi lõpul summeeritav tulemus kokku. Me räägime täna isiksuse kesksest õppest, isiksuse tähtsusest ja siis me alustame sellist punktijahti nii nagu jaekaubanduses. Ja nii edasi ja nii edasi. Siin on väga palju sisulisi küsimusi, sisulisi takistusi.
Või võtame need samad tasemetööd, et me ei ole saanud koolijuhidele saanud väga selget vastust. Kas ja mida hakkavad suuremal määral tasemetööd mõõtma? Kas seda, mis on õppekavad üldosas, mis on otseselt seotud isiksuse keskse lähenemisega või ainekesksust? Andeks, ainepatoloogiat on meie ainekavades endiselt hästi palju, põhikoolis veel eriti, meil tundub, et põhikooli õppekavade järgi ja sisu vaadates peaks meie põhikool mitte 9 aastat olema 12 koha. Nii et siin on sisulised küsimused, mis tuleb ära lahendada enne, kui me saame tulema. Kas ma saan ikkagi õieti aru, et need, et nüüd seal peale 9. klassi hinnatakse ja gümnaasiumi lõpus hinnatakse, et seda ei mõtle iga kool ise välja, et see on kehtestatud kord. Jah. Tahtsin siin öelda veel ühe sellise asja, et või tähendab kommenteerida kahte küsimust. Üks on see, mis takistab, teine oli siis see õpetajaameti avatusest ja tuua siia veel see üks põhiline pudelikael on tegelikult see, et meil valitseb hästi suur vastuolu justkui selle paberil oleva ja reaalsusega. Ehk siis me räägime küll, et midagi justkui ei takista ja et koolijuhil on vabad käed võrreldes teiste maadega ja ka õpetaja tegelikult on suhteliselt palju ikkagi õigust otsustada, mida ta teeb oma klassi jaoks. Et selle koha pealt tal justkui on vabadust. Samal ajal me tegelikult mõõdame teda nii ainekavast lähtuvalt kui ka õppekavast lähtuvalt. Ehk siis vastuolu selles, et meil on õppekava üldosasse kirjutatud kõik võimalikud head, ideaalse kodaniku vajadused, pädevused, oskused ja nõuded ja ainekava, mis on täis pakitud kõikvõimalikke teadmisi, fakte, oskusi. Ehk siis see on kindlasti see, mis takistab hetkel reaalselt koolidel olemast edukad või siis nendel lõpetajatel või ka õpetajatel või ka koolijuhtidel ja teiselt poolt kommenteerimaks siis seda, et loomulikult õpetaja amet selleks, et see oleks atraktiivne, kindlasti peab ta olema ühelt poolt paindlik, kuid me ei saa teha seda nii paindlikuks, et me õpetajakoolituse tähtsust justkui vähem tähtsustaks ja alavääristaks selle koha pealt, et rahvusvaheliselt on väga palju uuringuid selle kohta, et jäävad hätta just ilma õpetajakoolituseta, tuues sisse ainult justkui, et see saab kindlasti olla üks moodus, kuidas laiendada õpetajate ringi ja tuua sisse seda teadmist muudest valdkondadest, rikastada õpetajat, ütleme siis koolis õpetatavat ja õpilaste kättesaadavat teadmist, aga kindlasti see ei saa olla ainukene, sellepärast et rahvusvahelised uuringud näitavad seda, et eriti kehvemini või siis kehvemate sooritustega koolides jäädakse hätta, kui ei ole õpetajakoolituse taustaga õpetajaid, kellel oleks oskusi ja teadmisi, pedagoogilist tausta, psühholoogilist lähenemist selleks, et nende klassidega toime tulla. Nii et see ei ole kindlasti ainult üks aspekt, et on see aineteadmine ja tarkus omal sellel alal hakkama saada ja edukas olla, vaid seal on ka muud oskused, mis tegelikult sotsiaalsed nõuded, mis tänapäeva koolis on äärmiselt kiirelt ja kindlalt pinnalt. Ma küsiks enne käest, et tööandjate poolt vaadates, et põhilised ootused või põhilised murekoha Eesti haridust väljastpoolt hinnates. Mis võiks need teisiti olla või mis suunas peaks olema liikuma? Ma arvan, et kõige suurem probleem on ikkagi täna see, et meil on piisavalt vähe neid, kes peale kas siis põhikooli lõppu või gümnaasiumi lõpetamist suunduvad kutset õppima. See tendents on küll hakanud paranema. Möödunud sügisel Tallinna Kutsehariduskeskuses, kuhu võeti minu teada vastu 630 õpilast ja taotlejaid oli vist 1400. Aga see ei tulnud nüüd, ütleme, et mitte sellest, et nüüd mingisugune teadlikkus oleks muutunud, vaid üle 10% taotlejatest olid omandanud juba kõrghariduse, kes selle kõrghariduse, mille nad olid omandanud, ei leidnud tööturul rakendust ja mindi kutset õppima. Ja minu andmetel isegi 2 tasulist gruppi moodustati, kuna tahtjaid oli rohkem kui koolis kohti. Et täna meil on siis nii-öelda see kõrgharidus
kui me vaatame teiste Euroopa riikidega, meil on see püramiid vastupidi. Meil on 70% läheb kõrgharidust omandama ja 30% läheb kutseharidusse, kui Euroopa keskmine on minu teada 60-40 just kutseõppe kasuks. Ja rida riikides nagu Austria, Sveits, Tšehhi, kus tegelikult 20% pääseb kõrgharidusse ja 80% läheb kutset õppima. Ja oluliselt rohkem on välisinvesteeringuid just nendest riikidesse tulnud, kuna seal on kvalifitseeritud tööjõud. Meil on nii-öelda see lävendipõhine ülikooli astumine on ikka suures osas niisugune lapsekonna pikendamine. Ja tõsine probleem on see matemaatika, mis on siis nii-öelda, kui tõesti võib-olla peres vanemad soovivad, et laps läheks kõrgharidust omandama ja on ikka ühel see pea jagab rohkem, teisel vähem. Aga see matemaatika on see, mis nii-öelda kõiki neid täppisteaduseid, loodusteaduseid täna pärsib just sellepärast, et lihtsalt matemaatika sisseastujaid, kes on matemaatika eksami sooritanud gümnaasiumis, mul on öeldud, et neid on tiba rohkem kui neid kohti, mis on näiteks tehnikaülikoolis. Et meil on nagu see proportsioon on nagu käest ära. Meil on see proportsioon käest ära, aga siin on ka teist laadi statistika, mis paneb vähemalt debateerima neid küsimusi. Töötuse statistika, mis ütleb, et kõrgharidus hetkel Eestis on kõige parem garantii töötus jäämise vastu. Kõrgharitud inimeste hulgas töötus oluliselt madalam kui kutseharidused. Nii et võib-olla siin on probleem see, et see kutseharidus lihtsalt ei ole piisavalt tulemusliselt õpetatud. See töötuse statistika räägib nagu vastupidist. Jah, aga ma pean ka tunnistama, et see kutsehariduse nii-öelda reform, mis toimus siin aastaid tagasi, kus tulid nii-öelda ta ei ole veel jõudnud tulemust anda, sest täna on ju 90 kutse kooli asemel on täna 30 ja tulemus ilmselt, nii nagu kui me ka täna teeme selle reformi, millest nii-öelda minister võitleb, eks ole, ega see annab ka tulemust ju aastate pärast. Et tegelikult me oleme seda asja, mida me täna arutame, me oleme sellest 10 aastat rääkinud. Lisada, et see on kõik väga õige, aga mulle tundub taaskord, et tagasi minnes põhikooli ja vaadates seda riiklikku õppekava, siis mulle tundub, et inimest saab valikuid tegema õpetada läbi reaalsete valikute andmise. Vaadates õppekava, jättes välja need üksikud näited, kes on julgenud ja kellel on see tuumikkompetents koolis olemas, kes julgevad seda õppekava pea peale keerata ja lähenevad alla hoopis teistmoodi. Mitte unikaalselt, näiteks Singapur on väga süsteemselt selle teema ära lahendanud, kogu õppekava ja koolivõrgu teema, see on tänase päeva teema. Et mulle tundub see, et see põhikooli üldosa jääb taaskord kõrvale. Kui me ei anna õpilasele lihtsaid valikuid, mis keelt ta õpib, millal ta midagi teeb, kuidas ta teeb, siis kuidas ta õpib kõike seda valikuid, vastutamise, enda juhtimise, reflekteerimise protsessi. Ja kui me tahame, et ta juba 9. klassi lõpus oleks valmis otsustama, kas seda või teist teha, siis see reaalne õppeprotsess koolis peab oluliselt muutuma. Selle õppija kesksõnus. Oluliselt. Ja siin tuleb ära lõhkuda, nii nagu Hannes ütles, et müürid tundub kohati õppeainete vahel paksenema. See tuleb kardinaalselt ja radikaalselt ära lõhkuda. See hakkab inimestest pihta. Ja see hakkab õpetajate koolitamisest pihta. Aga see, mida ka ettevõtjad saaksid teha, on tulla rohkem kooli. Et näiteid maailmas hästi palju olemas. New Yorgis on olemas kool Quest for Learn. Seal on näiteks Delli firmast, Delli palgalised töötavad programmeerijad, kes loovad seda õppevara vastavalt sellele protsessile ja selle toimetamist selle koolis, mida siis hiljem hakatakse tõenäoliselt ka kasutama ühel või teisel viisil terve selle riigi hariduse hüvanguks.
et siin on selliseid võimalusi, kus koolid on tegelikult täna valmis vastu võtma ja arutama, mismoodi ettevõtlus saab rohkem kõrval üldhariduskooli juba põhikooli. Mitte gümnaasium, põhikooli. Ja ka ülikoolid peaksid olema põhikooli 5. klassi, 6. klassi rääkima, kui lahe on teadus, kui fantastiline asi on füüsika või mis muu. Seda teevad väga tunnustatud ülikoolid maailmas. Me ei pea jalgade leiutama, aga see koostöö osa, kas me julge taha või on veel midagi. Ma ei tea, mis see on, aga sellised spekulatiivsed mõtted. See on sisuline küsimus, vormi oma selline. Väga õige, ma olen täiesti seda ka ise uurinud, mismoodi on see nii väljaspool Eestit Euroopas ja kuidas ta on ka Skandinaavias, et see vastab tõele, aga ma pean niisuguse kurva asja välja ütlema Eesti ettevõtlusmaastik. 86% ettevõtetest Eestis, kes täna töötavad, on mikroettevõtted Euroopa mõistes. See tähendab 1,9 inimest. Reeglina on need siis kuni 4 inimest, kui statistika näitab seda, et need on väikesed 1-2 inimese või perefirmad. See potentsiaal teha koostööd ülikoolidega, neil ei ole seda huvi, nad on nii väiksed. Ja meil näiteks Euroopa mõistes suuri firmasid on Eestis minu andmetel 134. See on see potentsiaal. Kui Tartu Ülikool saatis välja Tartu ettevõtetele siin mõni aasta tagasi, kutsus nagu koostööle. Arvake, kui palju vastuseid saadi ettevõtted? Vähe järgi. Mitte ühtegi. Nii, nüüd on paras aeg saalid sekku. Me üritasime siin rääkida täpsustada diagnoosi. Mõeldes diagnoosi all või diagnoosi 2 plaanis. Ühelt poolt tõesti pudelikaelad ja murekohad, aga teiselt poolt ka võimalused ja väljakutsed, mis on võib-olla natuke alakasutatud, kus oleks võimalik veel leida ressurssi edasi. Selles osas on saalist arvajad, ütlejad. Jah, palun, seal. Aarme Toomsalu Libertas instituudist. Minul oleks küll hea meil targaks saada, mida siis panelistid arvavad metoodikast ja metodoloogiast, eriti selle lammutamise kontekstis, et kõik inimesi kuidagi ära varieerida, nagu siin see, kuidas ütelda, jutust läbi käis. Ja siis see teine küsimus, mis mind nagu huvitaks, oleks see, et kus kohas võiks olla niisuguse sõna nagu väärtusloome võimekus ja väärtusloome võimekuse eelduste loomine. Kus kohas see võiks nagu asensada? Tänan. Nii, kas ma saan aru, et see oli küsimus panelistile? Nii, esimest küsimust ei saanud hästi aru, aga teine küsimus oli päris metodoloogia, metoodika. Mis asja metodoloogia? Elamise, õpetamise, uurimise. Kas see on? Siin. Keegi tahaks nagu rääkida koolis olevast metodoloogiast. Ma arvan, et see on liiga keeruline teema. Ei, see, millele ma vihjasin, sellest on hästi palju olemas, et tänasel hetkel on 2 käsitlust, üks on behaviorismist ja teine on konstruktivismist. Et see, kuhu me nagu liigume ja peaksime liikuma, on see konstruktivistik, ehk see, kes on subjektiks, on õppimine või õppija ja areng on oluline ja õpetamine, tema toetaja, mentor, et kogu see rollimudeli ümbervaatamine ja teistsugune lähenemine, koos õppimine. Nüüd üks ei ole tapp-tähti ja see räägib siis ära ja teid kuulavad, ribavad üles ja ütlevad üles, eks ju, õigel ajal õiges kohas ja saavad punkti 5. Ja see on teistsugune, see hakkab ruumist, nii nagu ma ütlesin, ja lõpetades kõiksuguste lähenemistega hästi palju kirjandust on, aga see on õpetaja koolituse teema juba ja ka selle mudeli teema, mida me tihti näeme, võtame kas või teedi konverentsid erinevatel CD-ülesannetel või ka esinejatel vaadata, kui konstruktivistikult lähenetakse ühe esineja suhtes, ta tuuakse rahva keskele. Ja see, et ka kaasata neid, kes on ümber, mitte viida eemale ja räägida suur inimene võrdelt ülevat taotleda. See on iske näide võtta, aga võib-olla selle kohal. Jah, ütleme, lohutuseks võiks olla ka see teadmine, et hiljuti see OSCD uuringu kohaselt
Eesti õpetajad võrreldes muu Euroopaga on suhteliselt tublid konstruktivistid. Teadmiste poole. Vähemalt, ei. Nad ise ütlevad, et nad tegutsevad konstruktivistid. Järelikult on nad õiged sõnad juba ära. Nii, teine küsimus oli väärtuskasvatusest koolis. Kas seda keegi tahaks kommenteerida? Vabandust, mitte väärtuskasvatusest me rääkisime, aga väärtusloome võimekus ja see on siis mõeldud nagu uute väärtuste loomisega. Ja me räägime, me seletame maailma, aga millised on lahendused ja lahenduste tehnilised läbiviimise viisid. Need on sinna teise ja kolmanda asja vahepeal ja need on avamata teemad. Nii, kas keegi meil tahaks seda kommenteerida? See on küsimus, mida koolijuht on esitanud ka ministeerium. Ehk tahaks mõningaid arvutusi näiteks näha. Täna vaadates realistlikult, siis on koolis küll pea võimatu, eriti mis puudutab põhikooli kolmandat kooliaastet, kõiksuguseid aparatuuri vajavaid tegevusi läbi viia, kui selleks, et on lisarahastamist. Ma loodan, et sellele ka uute riiklike õppekavade rakendamise käigus juba mõeldud ja varsti saame ka uusi mudeleid, mis kõike seda arvestab. Oskad sa? Jah, oskan, aga vastuseid on nii palju, et ei oska valida, aga et selle, ma katsutan näidete keelde oma arusaamise, sest näidete keelde pigem panna ikkagi, et kuidas see sõna järjekord nüüd tegelikult oli? Väärtusloome, tekke ja selle eeldused. Võimekus. Minu väide on nagu see, või mis mulle paistab, on see, milleks võiksime nagu arutada, et üks on nagu see väärtusloome võimekus, aga mulle nagu tundub, et praegu eriti, kus me sellest masust läbi tuleme, on see väärtusloome võimekus, peaks olema kõige aktuaalsem asi, eks ole, et me kõik, mida me teame, me omandame, me õpime seda praktikas kasutama ja see peab olema mingisugust lisaväärtust andma lõpuks, eks ole, mida maksustada, nii et saada kool saaks ülal pidada. Aga nüüd mulle tundub, et kuna see teema on, nagu öeldakse, unustatud teema, siis mulle tundub, et ka need eeldused puuduvad, et me peaksime avama selle küsimuse sellest punktist, kus on väärtusloome võimekuse eeldused. Aga veel kord, minu lihtne näide, et meie viimasest 5 aastast on see, et kui see otsus oli tehtud, et väärtus tuleb lauale tõsta ja et kool ei ole kuidagi kool ei saa hoiduda olemast kasvatusasutus ja aina rohkem pigem on seda, siis me käisime läbi ridamisi ala 10 käske ja nende tekkimise loogikaid ja esialgu võtsime eelduseks, et me leiame omad. Me leiame, et me oskame neid väärtusi kuidagi aina paremini sõnastada. Ja läks mõni aeg mööda, kui me sellest väga selgesti loobusime, nagu ma täna ütlen, et meie oskame ainult väärtusi väärtusteks pidada, kas see loob eeldusi nüüd väärtusloomeks või ei, ma ei julge öelda, aga see, et väärtused ühiskonnas ja koolis eriti aina tähtsamad on, ei realiseeru kahjuks minu arust selles, et nad aina täpsemini sõnastatud on. Ja mulle tundub, et see ei olegi mitte ainult meie saamatusest tulnud valik, vaid ma täna julgeks seda ainuõigeks valikuks pidada. Et see väärtusloome käib kogu selle protsessi sees. See väärtusloome üllata võib-olla peab siis, nagu ma kogemata ütlesin, siia ka jõudma, aga tegelikult on see väärtus siiski siin vahel. Ja sünnib seal vahel. Muidugi võiks käsitleda palju põhjalikumalt, kuidas need eeldused tekivad, mis need eeldused on. Nad meie vahel tekiksid need väärtused. Ma võib-olla toone näite veel, kui tohib. Võib-olla vastab see, et kohtusin Singapuri algklassist õpetajaga mõned aastad tagasi. Ta oli siis jõudnud 5. klassi ja käinud selle klassiga koos meesõpetaja 4 aastat ja ta presenteeris seal oma klassi tulemust. Selleks oli iga õpilasel loodud didaktiline mäng. Programmeeritud didaktiline mäng, millega me järgmine aasta läks 1. klassi. Mulle tunneb, et seda võimekust ja neid eeldusi vist täna ei ole.
loodud veel, et need inimesed tuleksid kooli. Aga ma ei tea, kas nüüd väga otseselt selle küsimuse vastus, aga see on midagi, mis suunas võiks ja peaksime liikuma, kui me tahame. Järgnevatel aastatel samamoodi ükskõik milliste kas uuringutele, nii sama tahame rõõmsad Eesti inimesi näha, siis on kuhu suunas liikuda, et nad ei tee mitte midagi, tulevad kooli ja nad arendavad üksteist ja mõnusasti teevad seda koolis. Ja selle kaudu tuleb ka seal sees on rahulikult õppimine ja kõik see muu. Nii et on näited maailmas olemas. Ja selle raames siis ka selle küsimuse kohta. Et selle raames siis ka tegelikult kujuneb meil see väärtustik. Ma saan aru, et see üks sõnum või vastus on see, et tõenäoliselt eraldi väärtusloome õppeainet ei ole otstarbekas siis. Nii, kas on meil saalist jah? Ma seda probleemi võiksin täpsustada. Ärme täpsustame, küsimus on küsimus või mingi kommentaar. Tähendab, jutt oli sellest, et väärtuse küsimus ei lahtiseks. Tegelikult ta nii lahtine ei ole. Näiteks, mis puutub õpilaste väärtusi, siis Margo Labriskin 10 aastat tagasi on teinud kooliõpilaste uurimuse, mis näitas, et kooli noorte seas on väga tugevalt erinevad neoliberaalsed väärtused, ruttu rikkaks saada ja nii edasi. Üks punkt. Teine punkt. Meil on võimas eetikakeskus Tartu Ülikoolis, kus nende väärtustega tegeletakse. Ja nüüd meil on õppekava, kus need väärtused on üldosas, aga need väärtused ei ole viidud ainetesse ja õpetajate koolitajad samuti ei tegele väärtuste viimisega ainetesse. Nii et probleem pole mitte õpetajates ja koolides, vaid õpetaja koolituses ja väärtuse kasvatuse viimise siis õpetaja koolituses nendes ainetesse ja uutele õpetajatele. Nii, no see oli seisukoha pealt. Ma ei tea, kas keegi tahab kommenteerida, isegi fakt, mis me selle kõik vaid, jah? Ma seostan nagu väärtuste loomist siiski läbi inseneriharidust ja läbi tehnilist haridust, et ma lihtsalt pean tunnistama, et täna Tehnikaülikooli kõige suurem teaduskond on sotsiaalteadus. Sotsiaalmajandus. Sotsiaalõppureid on kõige rohkem. Insenere on oluliselt vähem. Ma pakuks, et me läheksime nagu järgmise ringi peale. Ja selle teise ringi mõtte oli pakkuda välja selgelt, arusaam, praktilisi samme, mida üks või teine haridusosapool, on see siis riigivõim, haridusministeerium, on see ülikoolid, on see koolid ise, on need erialaorganisatsioonid, on need tööandjate organisatsioonid, on need õppurid, võiksid selle haridusuuenduse raames välja pakkuda, ise teha. Või mida nad ootavad mõned teised osapooled. Mis peale nende 12 sammu, mida me täna kuulsime, mida ministeerium kavatseb teha, mida teised osapooled võiksid veel teha, sest et on kindlasti mitte kõige ratsionaalsem viis mõelda nii, et Eesti haridusreform tähendab ministeeriumi poolt 12 sammu ärategemist ja siis me pärast vaatame, kuidas nad sellega hakkama said. Tõenäoliselt on see ülesanne ikkagi seda tüüpi, kus on väga paljude osapoolte panus oodatud. Küsimus, mida võiks, mida oodatakse ja mis on need praktilised sammud, mis võib-olla juba käivad. Hannes Tammer seletas, mida Rocca al Mare pool kavatseb teha. Tõenäoliselt selliseid tärkavaid ideid, uusi on veel igal pool tulemus, olemas ja saamas. Ma küsiks, et mida siin paneelis istujad lähiaastatel näeks, kas endi selja taga seisvate organisatsioonide poolt, mis laadi panust või millised on nende ootused teistele? Ministeeriumit hakkab peale. No, ma olen välja järjekindelt, selles mõttes ma keetud kogu aeg kahe teemaga, kuidas läheb nii juba. Esimene ikka õpetaja on ja ma arvan nimelt, kui me ei saa midagi moodi koostööle ülikooli õpetajad, kõik koolidel, kes on kogu selle reformi läbi kukkumisel. Siin oli juttu ka sellest uuest õppekavast.
ja ma tuletan tegelikult meelde, et ega Eesti riigis seda õppekavade koostamise tarkust tegelikult ülearu palju ei ole. Ma olen sattunud juhuse tahtel selle ekspertgrupi jutti etteotsa, mida ma näen, sisuliselt see õppekava on tehtud meie endi praktiseeritud tublid õpetajate poole. Aine kaupade. Nüüd ma küsin, keda me siis süüdistame, et see õppekava ülekoormatud on, et see õppekava seda teist kolmas kasvab läheb. Miks on meil praegu niisuguse hariduse, niisuguse metoodifilosoofia tase, mis meil on? Võib meil sisse osta, võib meil ümberennesti tõlkida soomlaste õppekava, on üks variant. Nüüd on mindud ühesõnaga selles suunas, et on ise teinud seda asja. Ega see näiteks süüdistada enam ei ole, see ei ole kellegi tekkinud kabineti vaikus ja see on kõik osapooled. On juures koolijuhid, ühendus, õpetajad, kõik on juures. See on niisugune, vanasti öeldagi, et kui on kollektiivselt tehtud, siis on niisugune paljugi peremest. See on just teine. Loomulikult ministeerium peab vabaks, sest me oleme vedanud seda asja, järelikult me ei ole suutnud teda sellisena teha, nagu üldse ootab. Ma olen nõus sellega. Kes mäletab, me ilmas väljas uus õppekava, võtsin kohe välja ka, et mina ei olnud ka siis, kui tausel, ma praegust ka. Aga see oli antud hetkel seesama tegijate tase, mis meil Eestis välja käib on. Ootused on seotud õppekava tegijate professionaalsus. Just nimelt, me peame ühesõnaga jõudma selleni, et me saame ka kõrgkoorid suudaks luua sellest Lappiga keskused, saaksid inimesed meil natuke haridust teistpoolt piiri, et meil tekiks endas Eestis sees teoreetiline teadmine, oskus teave õppekava koostada. Praegu on tõesti see praktiku tehtud. Jah, seal on järgmine. Ma tahaks selles mõttes öelda küll, et õpetajate kaitseks välja seda, et koostööl ja koostööl on vahe. Ja kindlasti selleks, et asi töötaks koostöös, on vaja seda kuskilt mingit moodi natukene juhtida ja natukene suunata, et ei saa nagu see toimida iseenesest. Siit tuleb välja see sama asi, et loomulikult selleks, et me saaksime 21. sajandi oskusi õpetajatena viia õpilasteni, peab ka õpetajatel endil olema võimalus praktiseerida neid samu oskusi, seda sama koostööd tegemist, reaalset koostööd. Mina julgen küll väita seda, et antud hetkel ei olnud, praegu hetkel kehtiv õppekava ei ole tehtud selles vaimus nii, et oleks vaadatud tervikpilti ja et oleks ta läbivalt koostööna tehtud, sellepärast et ka õpetajad ise hetkel praegu väidavad, et ainekavad on üle paisutatud. Õpetajad ei ole siis võib-olla ka need samad, kes on teinud seda, et ma julgeks küll öelda, ja ma tegelikult tahtsin alustada seda ringi hoopis teistmoodi, ma tahtsin öelda, mida õpetajatena ma leian, et me saaksime, sest alati on hästi hea ja kerge öelda, mida teised on tegemata jätnud või mida teised peaksid tegema. Ma oleksin hea meelega tahtnud alustada sellest, mida õpetajatena me saaksime teha, aga ma ei saa mitte vaiki olla, et seda nagu lihtsalt kuulata ja öelda, et just kui õpetajad nüüd on süüdi selles, et meil ongi iseendil selline õppekava, et sellega ma ei ole küll nõus. Aga mida õpetajad pakuvad, mida õpetajad võiksid, mis viisid panustada? Et kindlasti õpetajatel on endal see koht mõelda ka, et lüüa ise selgsirgu, väärtustada iseenda tööd, see on see, mida iga õpetaja saab teha. Kindlasti on õpetajatel, ma olen täiesti seda meelt, et me jagame häid kogemusi liiga vähe. Selle koha pealt, et mida head on kusagil klassiruumis tehtud, ainete üleselt, ainete siseselt me jagame suhteliselt hästi. Aineliitude kaudu jooksev info on teatud mõttes tehtud ka koostööd, aga see on nüüd see koht, kus saab paremini teha. Et jagada häid praktikaid, jagada häid kogemusi, mida on tehtud, mida saab veelgi paremini teha. Kindlasti ma tooksin siia sisse veel sellise asja, et õpetajad, kui siis osades koolides see toimib väga hästi ja koolides oleneb ju kõik ka sellest, kes on koolijuht, kuidas seda asja toimetatakse, aga me ei ole rääkinud väga palju sellistest asjadest nagu kollegiaalne juhtimine või toimetamine õpetajate juhid, kes töötavad õpetajatena koolis ja aitavad panustada sellesse, et koolikeskkond oleks õppiv kool, koolikeskkond oleks arenev kool ja arenev organisatsioon. Et kindlasti
on seal neid asju, mida õpetajatena saaks paremini teha ja tuua neid erinevaid oskusi ja see oleks see koht võib-olla, kus siis kui muidu ei kuulata ja ei märgata, siis on õpetajatel see koht näidata, et õpetajatel on erinevaid oskusi ja kui me toome selle 21. sajandi vajadused taas siia mängu, siis kuidas õpetaja saab individuaalselt läheneda õpilastele, kui temasse ei läheneda individuaalselt. Me võtame kõik õpetajaid justkui ühe mütsiga, aga see uus mõte on selles, et õpetaja võib olla väga hea mentor, õpetaja võib olla väga hea õppekava koostaja, õpetaja võib olla väga hea õppevara koostaja, õpetaja võib olla väga hea teadustöö, abiline ülikoolidele, et neid erinevaid lähtepunkte on erinevad, et ka õpetajad on oma individuaalsete oskuste ja annetega ja seda tuleks tegelikult hinnata ka rohkem. Mis te arvate, kes tegi inglise keele õppekava, tegi valmis? Milline riigiametnik tegi näiteks selle kava valmis? Ma ei tahaks vaidlema, aga selles mõttes hetkel praegu sööst, et kas see õppekava... Meil huvitaks pärast teiseks asi. Kas ma selle õppekava teemaga, kui see läheks liikus edasi, tuleb kooli juurde, see on see, et kui ma täna kuulasin siin ka härra ministrit, olen 12 punktiga enam-vähem kõigiga nõus, aga mind kohutas üks ajaline mõõde. Mida selle 6 nädalaga nüüd saavutada soovitakse ja kui eeldatakse ka partnerite aktiivset osalust, siis täna koolijuhid juba õpetajate töörühmades, koolivõrgu töörühmades ja kõikides mujal põhitöö kõrvalt, kas ja kui palju saab üks üleriigiline organisatsioon reaalselt panustada selle lühikese aja. Õppekava juurde tulles. Ja väga oluline küsimus küsimata ja tegevus tegemata, millele ka koolijuhid oma kirjaga pöörasid tähelepanu, millele sa kenasti ka vastad. Nimelt on üldosa, me küsisime, kas ainekavad mil määral lähtuvad ja õpetavad ja arvestavad üldosa pädevusi, oskusi ja sihiseadmeid. Ei teaks sellist alustelus olnud ega ei saanud väga täpselt vastust. Et need on need küsimused, mida me tahame, kas me tahame ainet või tahame inimest ja kus on see tasakaalu kohad. Et on teatud, ma tahan ühte asja öelda, et on asju, mis vajavad natuke rohkem arutamist ja läbi rääkimist. Et see midagi, mida me ootame või ootaksime rohkem võib-olla, aga oleme valmis kogu aeg kaasa olema nii nagu tänasel päeval kogu aeg. Ootus on ministeeriumis. Võib-olla ministeeriumil rohkem. Ära praegu võib-olla kohe vasta. Aga sealt palju seda ei. Et üks kommentaar tuleb Marjulamist, kes tõstab juba tükkaga sõda. Mul on repliik selle tõttu, et kuna ma olin ka osalt tegev üldosa. Ja siis ministeeriumiga arutades tõepoolest oli selge, et kuna õpetajad ise tegid neid ainekavu ja tegid nii, nagu nad said ja tõepoolest see sidumine jäi nagu ära, siis meile kui ülikooli ekspertidele ministeeriumi poolt tuli selles mõttes pühalik tõotus. Et need ainekavad, mis seal on, need on näidised, tegelikult õpetajad ise saavad vabaduse nende põhjal või neid muutes, võttes aluseks üldosa teha igale koolile vastav sobiv kava, kusjuures siin väga tähtis on meil lõimingu küsimus, eks ole, et panna erinevaid aineid eri variantides kokku, sõltuvalt iga kooli õpetajate huvidest ja nii edasi. Ja meie ütlesime selle peale, et siin on üks teine asi siis vaja juurde panna. Nimelt siis on vaja õpetajat koolitada meeskonnatööks, lõiminguks ja õppekava arenduseks. Ja see pool peaks tulema ministeeriumi poolt teada tsentraalselt, aga teatavasti meil on koolitus selline, mis on turul. Iga kool tellib koolitust vastavalt sellele, kuidas ta näeb ja see käib kõik läbi teiste organisatsioonide, mitte ministeeriumile seotud, mis on priimused, innovad ja muud. Ja selle tõttu mulle tundub, et siin kui enne minister, kes nüüd on ära läinud, ütles, et ta näeb, et riigi ja omavalitsuse roll, aga ütles ka riigi ja koolijuhtide roll, vajaks täpsemalt määratlemist. Sest siin on üks koht, kus selliste strateegiliste arendustegevuste puhul peamist ministeeriumi roll peaks küll olema palju selgem. Ja just selle tõttu ka, et siin on tekkinud sellised vahemehed, kõik need samad sihtasutused, kellel ei ole strateegilist nägemust, kes on lihtsalt vahendajad, raha vahendajad. Ja siis tekib meil projekti põhisus, mis tegelikult takistab seda sama arengut. Jah,
Kas on selles osas praegu ei ole, ma küsin saalis. Ja, Kaarel Laab teist korda. Selle probleemiga ma olen tegelenud viimased 2-3 aastat ja vastus sellele küsimusele võib leida 1994. aasta riikliku õppekava projektis, mida koostati pedagoogika ülikoolis eesotsas Liive Ruusiga. Ja seal taotleti just kõiki neid ilusaid eesmärke, vähem kui viimases, ja väideti, et nüüd 1994. aastal on need üldised eesmärgid ka ainekavadesse, enamus ainekavadesse viidud. Aga edaspidi me nägime 1996 ja ka 2010 seda pole juhtunud. Nii et probleem on just nimelt selles, et selle üldosa, teoreetilise osa koostajad pole suutnud ennast maksma panna ainegruppides. Et ühelt poolt on tegemist siis üldosa nagu teoreetilise nõrkusega ja teiselt poolt ainegruppide vastuseisuga. Selles on probleem. Et Kalle Küttis on täielik õigus, kui ta räägib sellest probleemist. No nii, see on vähemalt üks selline murepunda. Ja selle küsimuse lahendus on tegelikult ülikoolides, mitte ministeeriumides. Jah, kas siis ei võiks ikkagi ministeerium selge sõnaliselt pöörduda 2 õpetaja koolitusega tegeleva ülikooli poole ja kohustada neid A. koos töötama, B. välja töötama siis õpetaja ütles, sellest sõltub raha. Siis see on istunud. Ja ikkagi, kui teemaks on õpetaja koolitus viimine 21. sajandi ootustele vastamaks, siis see on ülikoolide ülesanne ja see tuleb ülikoolide selge ülesandena ette panna. Ma küsiks nüüd või tuleks tegelikult ühe teise teema juurde tagasi, mis vahepeal natukene oli õhus ja kadus ära. Ma arvan, et Toomas Kruusimägi ütles, et kõige tähtsam mure on suure kirkaga ära lõhkuda need müürid või vaheseinad, mis on väljendatud. Et ma küsiks, kes see kirkakas on, kuidas sellest väljendatud tähendab ja mismoodi see võiks toimuda. Kui see on üks niisugune keskne teema, see tuli välja ka mida siin, kes saaks praktiliselt ära teha? Tänases päevas mulle tundub, on see, mida Eestis vähemalt tehtud on selle hea praktika või selle hea mõtte levitamine, selle kogemuse laiali viimine teiste inimestest. Juba kuskil tehakse ja sellest õppima. Jah, ka sellest on õppima. Ma kahte selles, et täna võidakse tulla kokku ja hakata fundamentaalselt teistsugust lähenemist selle õppekavade teemade juures arendada. See ei eelda ka üldse teistsugust kui õpetaja koolitusse, siis ta ei pea olema, kui õpetaja on aineid, et peaks ette valmistada. Siis ta ju rõõmuga istub seal selles. Kui me alustame esimesest klassist, nii nagu meie alustasime, siis me võidame 4 aastat. 4 aasta jooksul on meil optimismus olemas, et riiklikult õpetajate koolitus toimuvad nii suured muudatused. Et kooli tulevad juba A. arvuti pärismaalased ja B. need, kes on hinges on valmis seda viisi õpetamist tegema, aga koolidel saab olla väga suur roll tegelikult siin oma õpetajate toetamisel ja arendamisel. See sõnastus on see, et kes on kirkamees, iseenesest nagu teatrilavale kõlbab hästi, aga suunab seda mõtet hoopis vastupidist suunas. Just seda kirkat ja lammutust ei ole ilmtingimata, kui see tarvis. Ei saa. Ja veel sa praegu ütlesid, juhuslikult, et õpetaja, kes on niimoodi koolitunud, et küllap ta istub rõõmuga seal tööride vahel. Ei istu. Õpetaja saab väga hästi aru. Ega ei taha nii. Eriti kui see nagu jõuab nagu laiemalt kultuuri, et tegema müüride ja kasvamata müüride, ei ole õnnelik keegi. Ja veelgi enam, vähemalt meie tõgus kogemus ütleb, väga palju rõõmsam on õpetaja, kui tekib mingisugune alus, mingisugune põhjus vaadata sellele asjale teise pilguga.
teiselt poolt ja pole viisakas korrutada seda, mis me seal alustame või üritame, aga kui see motiiv on kuskil seal huvide kandis, mis nagu automaatselt isegi mitte ei lammuta neid müüre, vaid vaatab nendest läbi. Aga siis tuleks küsida, et miks siis seda huvipõhjusust ei ole mitte veel kõigis koolides tekkinud, et kas seda saaks kuidagi toetada, kas seda võiks keegi, üks on tõesti mingisugune eeskuju näidata, et seletada, et nii võib ka teha, inimesed võib-olla tule selle peale. Mul on veel mingisuguseid motivaatoreid. Selle kohta veel lihtsalt täiendamiseks korraks, et ega küsime Valdorfi inimeste käest, seal on seda hästi põhjalikult seda suunda olemas ja me oleme vist vähemalt 100 kooli maailmast leidnud, kes enam-vähem seda käsitlust kasutavad. Mine tea, äkki vastuseks seda küsimusele, miks veel seda rohkem ei rakendada. Äkki me oleme mingisuguse inimkonna uue teadmise lävel lihtsalt. Me keegi veel päriselt ei saa aru, millest me räägime, aga 5 aasta pärast siin samas on äkki nii, et jah, see on. Ma tahtsin seda öelda, et üks põhjus kindlasti, miks senini ei ole või miks kool ei ole väga valmis muutusteks, on see, et koolisüsteem ühtepidi on suhteliselt jäik olnud või tähendab, ei ole piisavalt paindlikud ja kindlasti ka see, et küsimused õpetajatele annavad sellised vastused, et õpetajad tahavad teha rohkem koostööd. Õpetajad soovivad seda, nii nagu siin juttu oli, et ega nad ei ole õnnelikud, et ütleme seal. Aga õpetajaid surub vägagi seesama õppekava ja ainekava, mis tähendab seda, et õpetaja tööd praegu hetkel testitakse sellega, kas õpilane on ettevalmistatud ja läbinud selle õppekava, ehk siis õpetajal puudub reaalselt aeg tegemaks rohkem seda, mida talt teistpidi oodatakse. Ehk siis siin ongi nagu see surnud ring, et kui me räägime nüüd sellest, et võtame ja liigitame ära, et mis on tähtis ja mis on nagu vähem tähtis, ehk siis mis on väga tähtis ja mis on tähtis, et siis selle põhjalt annab võib-olla midagi nagu edasi mõelda, aga hetkel praegu, kui tagasi mulle selle juurde, et kui õpetajad on ise teinud õppekavasid, siis on aineid, kus õpetajad siiamaani arvavad, et kõik, mis seal sees on, ongi väga oluline. Aga on aineid, kus õpetajad arvavad, et need asjad ikkagi võib ka välja jätta ja ilma selleta saab väga tubli koolilõpetaja ka elus hakkama ilma nende teadmisteta. Nii et me räägime erinevates ainetes tegelikult ka erinevates suhtumistest. Siin tegelikult on üks natuke filosoofiline küsimus, et kui alles räägime, et võib-olla me oleme sellise globaalse muutuse lävelis. Võib mõelda ka nii, et kas me oleme siis õnnelikud, kui kõik Eesti koolid on huvipõhised normaalkoolid. Või me oleme õnnelikud siis, kui Eestis on eri tüüpi koole. On seda tüüpi koole ja siis on niisugused tuupimuspõhiseid koole ja siis on veel mingisugused kolmandad ja viiendad. Kuhu suunas või mis ideaal piltis on. Ja alati on ju üldises plaanis arutledes on väike selline hirm tuleb naha vahele, kui mõelda, et kõik peaksid nagu ühtemoodi toimetama. Ka sel juhul, kui nad peaksid kõik toimetama kuidagi hästi sõbralikult ja see on vähemalt selline sõltus. Ma tahtsin selle juurde lisada, et mis võib-olla takistab täna või kus see arengumoment võiks olla see, et tegelikult inimene on pragmaatiline ja õpetaja eriti ja me saame seda, mida mõõdetakse. See koht tagasi, ma tulen ikka tagasi nende tasemetööde ja eksamite ja kõige selle temaatika juurde, et ka välishindamise juurde, et me saame seda, mida mõõdetakse. Ja kui me mõõdame ainet, tundmist või fakti, siis me saamegi seda. Kui me mõõdame inimese, ma ei tea, eetilisust, tema vastutustunnet, siis hakkab midagi muutuma ka selle õpetamise sisus selles koolikultuuris. Seetõttu ongi oluline, kas see aine suhestub kuidagi nende üldiste väärtuste temaatikaga, mida siis üldosas kirjutatud, või ta ei lähe, või on ta üle paisutatud ja kus see fookus on täna. Et neid vastused väga kindlalt ja selgelt tahaks saada, et mida mõõdetakse ja kui tuleb, et ei mõõda, teate,
taadlused ja reebi peas teadmist ja tundmist, siis ma arvan, et siis ma arvan, et midagi juba hakkab muutuma. Nii, seal väga nurgas oli üks käsi püsti. Nii kauaks, kui mikrofon läheb, Mati. Ma olen õpetaja ja see jutt, mis ma tahtsin rääkida, see juba jõuti ära rääkida tegelikult Margit Timakovi poolt, et ma tahtsin samuti rääkida sellest müüride lõhkumisest. Ma töötan koolis, nii põhikoolis kui gümnaasiumis ja tegelikult on kõikidel õpetajatel soov mitte müüre lõhkuda, vaid teha koostööd ja teha koostööd ainete üleselt. Aga kui õpetaja tööpäev kestab kuskil keskmiselt 50-55, või tähendab töönädal kestab 55 tundi, siis on väga raske leida aega selleks koostööks. Ja praegu ongi, ma arvan, see muutuste aeg ühiskonnas, kus tuleks teha selgeks, et just nimelt see ainetundide hulk, mida õpetaja peab oma tööpäeva sees andma või töönädala sees andma, et see peaks olema oluliselt väiksem ja just nimelt keskenduma sellele riikliku õppekava üldosale. Ja ma olen praegu tegelenud umbes kuu aega või natukene rohkem Haridusministeeriumi ja Õpetajate Liidu poolt esitatud tellimusega, mis uurib siis uue riikliku õppekava rakendumist. Ning seal tuleb välja tegelikult õpetajate vastustest, mina olen konkreetselt ajaloo õpetajate vastustega tegelenud, tuleb välja see, et õpetajad kõik on tohutult rahul selle uue õppekava üldosaga. Sellega, mis on nii-öelda just põhineb üldistel väärtustel, aga kõik see, mis puudutab aineosa, et õpetajad on hästi nõutud ja segaduses, et nad ei oska seda siduda lihtsalt, et õpetajad on väga häiritud sellest, et igaüks peab ise omas koolis ja sageli ka täiesti üksi, kui on tegemist väikese kooliga, selle lõimimise ära korraldama, et ühesõnaga peab kokku viima üldosa, peab kokku viima läbivad teemad siis oma ainekavaga ja lihtsalt õpetajad on nagu väga suure küsimärgi ees, et mis ma nüüd siis tegelikult tegema pean, seda enam, et ei ole selge, mida oodatakse ja mida mõõdetakse, nagu siin just räägiti. Ja see oli lihtsalt repliik, et ega meil küsimust ei olegi. Aitäh! Aitäh! Arne, see poole. Tahtsin sinuga õiendama veel korra hakata, et sa viskasid üles ühe retoorilise, aga väga hirmsa küsimuse, et kuidas oleks, et kui kõik koolid oleksid nagu Rocca al Mare, siis oleks kõik läbi. Kindel, et siis oleks läbi. Ja veel, ma üritasin mitu korda targutada selle teemal, et sellist ambitsiooni ei ole meil ja ei tohi olla, aga küll aga on mõned asjad, milles osas koolid võiksid olla sarnased, kõik ühtemoodi, erakonnad kõik ühtemoodi ja ma kahtlus, need on ka. Peaaegu kõik õpetajad on kõik ühtemoodi, aga ütleme koolid, et nad tajuksid seda vastutust, oma tegevust, peegeldada, mõtestada ja neid samu küsimusi, mida me siin nagu üritame targa jutuna kokku seada, et seesama mõte, hariduslik mõte oleks värske kogu aeg õpetajate vahel. Ja selles osas, ma sinisilmse optimistina ma arvan, et koolid ongi väga sarnased selle osas. Neil tuleks selle rohkem märgata ja toetada. Aga arvan, et tegelikult Eesti koos seesmiselt on põhjustatud tugev organism, kes on valmis uuenema. Metsikult, üllatuslikult tugev. Kas on selle peale arvata ministeeriumit? See tundub olema ju väga ees. Ma tahtsin ütelda, et see saanud kuule see kõrga, ma tahtsin vastata küsimustele, et kuulsime ka öelnud. Tegelikult ütlen küll sulle, Toomas, niimoodi, et selle peale on tõsiselt mõeldud, aga tegeletakse ka mismoodi edasi teha. Mina isiklikult arvan ka, see on jagu, mis praegu me teeme, et tasemedel hävib. Ja mul on ülesanne antud oma osakonna inimestele, kes hakkavad tegema sellega, et nende vaheastmed, kolmas, uues, tulevadki nii kindlasti kui jaksanud oskama teha, tulevad nimetatud kompleks ainete vahelised tasemetööd, mitte välja. Selle kokkulepp olemas ei lähe. Jällegi ainult ka see, et meil ei ole nii palju tarkust, praegu ühesõnaga me räägime äkki inimest otsima, kes oleks võimeline tegema.
see on põhikool, mina isiklikult olen sügavalt sama meelt ka, mina arvasin põhikooli lõppüheksat pole vaja. Ma rääkisin 10 aastat tagasi, kui kuidas sest meil on, see on kohuslik haridus, see on riik annus, sellel igaüks lõpetab, nii kus ta jaksab. Siis puhtalt teheldab edasi, kes gümnaasium, kes ma see nõus sellega. Aga ma arvan, mingisugune kompleks see lõpus olema ja vähemalt selles suunas praegust ministeeriumi tööd. Et see on nagu vastus sellele küsimusele. Ole rohkem rääksa. Et selle, ma ei tea, ei või öelda barjääride lõhkusele. Barjääridest nagu läbimineku. Selleks on jällegi praktiline jällegi olles nagu ütles keegi, et kantaar hävita vaja. See on õpetaja endarvus küsimus. Mitmeaine õpetaja on põhikoolis. See tähendab vahe, millega on võimalik neid barjääre vähemalt. Ma ei ütle õppuda, aga saab vähemalt. Mööda vaadata vaid teha hästi ja tulevik on ka selline, et põhikoolist peab olema mitmeaine õpetaja. Aga see sama käib gümnaasiumidele kohta. Nagu ma räägin pigem praegust räägin põhikoolist ühesõnaga ja see mitmeaine õpetaja on tegelikult see, kes suudab need ülisühendada. Ega see mingi uudis pole. Vene aeg õpetada ju tegelikult ka ju bioloogia ja füüsika ja keele õpetada. See oli hea leidnud koolis, väga hea õpetaja, kes see sai. 12 sündi maale vaate ühele selle poole lastele. Ma arvan, see on tegelikult tuleviku eest põhikoolist. Nii, kas ma olen õieti aru saanud, et ka õpilaste ja lastevanemate esindajad on siin saalis valmis midagi arvama? Jah. Tere! Mina olen siis Liina Hirm. Olen ettepoolest saanud näha. Ja tulen Eesti Õpilasesinduste Liidust. Paar nädalat tagasi saime ka kutse siia üritusele ja vaatasime siis aega üle ja märkisime, et oi, õpilasi ei olegi kuhugi kaasatud. Päris kurb oli olla. Võtsime siis kohe ühendust ja tegime väikse märkuse, et miks meid ei ole. Et kui nüüd päris aus olla, siis igasugused haridusmaastiku muudatused lõpuks jõuavad ju nagu õpilasteni enne kõike välja. Aga see selleks. Saime vastuse, et paneelis ei saa ju 7 ega 10 inimest olla, lihtsalt sõnad läheb kaduma. Ja mõtlesime siis natuke edasi. Sain eile ka teada siis teemad, mille üle täna arutatakse. Esimene asi oli see, et diagnoos meie haridusmaastikule, siinstele probleemidele. Ja mul on hästi hea meel, kuigi ma alguses ihmusin ära, et vaatasin neid teemasid ja mõtlesin, et ma võiksin doktoritöö sellest kirjutada. Siis ma mõtlesin, me ei ole nagu ülikoolis ja mul on hea meel täna siin, et tegelikult enam-vähem on see diagnoos minu arvates ja lähtuvalt ka nagu õpilaste seisukohtadest päris hea antud. Et puudutatud on nagu õigeid valupunkte ja nähtud ka häid lahendusi, näiteks Rocca al Mare koolist väga toredaid lahendusi ja väga õigeid lähenemisi välja toodud. Aga mis ma mõtlesin edasi, on see, et kellele me seda siin räägime. Et selles suhtes ma mõtlen, et mul on päris palju siin tuttavaid nägusid ja siis ma mõtlen, et tõenäoliselt on siin enamus saalis inimesi, kes rohkem kui kord kuus selle peale mõtlevad, ma kujutan ette kord nädalas, kui mitte kord päevas, kui mitte pidevalt, et mis on meie haridusmaastiku mured. Aga iga muudatus, mida me tahame sisse viia, eeldab seda ju, et see ringkond, keda see kõige rohkem puudutab, see sihtgrupp mõistab seda. Ainult niimoodi on tegelikult ju võimalik see, et üks muudatus viiakse süvitsi sisse. Aga praegu, kui me lähme Tartu taga Tiigi äärde ühte kooli, kas seal keskmine õpetaja ja keskmine õpilane ja keskmine lapsevanem saab tegelikult aru, mis on nende muudatuste eesmärgiks, kuhu me tahame nende muudatustega jõuda. Võtame kas või koolivõrgureformi, miks sellel on nii palju vastaseid ja vastakaid arvamusi selle kohta, sest inimesed, ma kardan, valdavas enamuses ei mõista selle eesmärke. Ehk siis siit ka tegelikult natukene vastus sellele, mida saaksid kõik osapooled siis teha,
ka huvigruppide esindajad, kes siin saalis on, ka otseselt õpilasliit, näitan ka enda peale, ongi see, et hoolitseda sellest, et kõik osapooled saaksid maksimaalselt infot selle kohta, et toimuks arutelu ka sellel nii-öelda patsiendi tasandil. Et mis on see eesmärk, millist rohkem me hakkame nüüd andma ja milline on see ideaalne tervis, kuhu me tahame oma haridusmaastikuga jõuda. Siis on nagu lootust, et ka tegelikult me saame terveks ja me jõuame kuhugi, kui kõik saavad aru tegelikult, mis on see eesmärk. Ja siis ma tahtsin öelda veel lihtsalt sellise väikse mõtte, et ilus metafoor, mida üks mu tuttav ütles, et kui rong on rööpast väljas, siis ega teda ju muud moodi tagasi ei saa sinna, kui jõnks peab läbi käima. Siis põhimõtteliselt see tähendab seda, et ärgem kartkem neid võib-olla natuke valulisi, aga siiski vajalikke muudatusi, sest ega muidu me ju sinna rööpasse tagasi ei saa. See oleks minu poolt kõik. Aitäh teile! Siin olid ka lapsevanemad esindajad. Jah. Jah, aitäh, Liina. Enam-vähem jah, võiks sissejuhatuse samamoodi teha nagu Liina, et hea meel, et tulnud oleks see nagunii, aga tore sõna ka saime, et puudutab ja mu lapsevanemaid ka see teema. Kui nendest, jah, need 3 küsimust, mis eile laekusid, et diagnoos, kas diagnoos Eesti kool ja haridus ootab uuendusi, nagu on asjakohane, siis sellega on nii ja naa, eks, et ma arvan, et ei oota. Et kui Toomas või Annes või Tarmo Valgevea või kes teine 3.4 siin koolid ootaks neid uuendusi, siis nad tõenäoliselt jääksid elus maha. Õnneks nad teavad uuendusi. Tore oleks, kui haridusministeerium kaasa jõuaks ja eest ära saaks. Et teisest küljest loomulikult on elu üks põhiline tunnus, on liikumine ja muutus. See tähendab seda, et kui miski siin maailmas on kindel ja muutumatu, siis see on see, et kõik muutub. Ja kui me käsitleme haridust, siis loomulikult oleks tore kuulda, kes mida arvab haridusest, aga lapsevanemate, need, keda mina esindan täna siin, nende seisukoht on see, et haridus on valmisolek nende muutustega hakkama saada reaalses praktilises elus. Ja seega on see süsteem, mis peaks olema süsteem, ongi nagu suunatud pidevale muutusele ja pidevale õppimisele. Nüüd, kui me küsime, et mis on see muutuse sisu, siis üks hallipäine mees, habemega mees, seal minust palju vanem, on mind õpetanud, et efektiivsus on süsteemsuse funktsioon. Ehk see efektiivsus, mida täna haridusministeeriumis nõueldakse, see on samamoodi süsteemsuse funktsioon. Seda saab ainult süsteemselt tegutsedes, eesmärke seades, kõigile selgitades, veendes ja siis üheskoos liikudes läbi koostöö on võimalik ilmselt siis see efektiivsus saavutada. Täna ma usun, et siin saalis ei ole väga palju julgeid, kes võiksid käe tõsta minu küsimusele, et kas te teate, on teil numbriline matemaatiline alus, et selgitada rahvale, ühiskonnale, sotsiumile seda, et mis siis tegelikult saab olema meie rahakotis toimuma läbi nende täna planeeritavate reformide. Ja millised kalkulatsioonid on majanduslikult ja veel enam, eks huvitab lapsevanemaid see, et mis sotsiaalselt meie ühiskonnas toimub peale seda, kui need koolid kaovad. Diagramme võib teha väga erinevaid ja seal võib näidata nende piltide asju väga erinevaid. Ainult, et ma soovitan, et ei unustaks ära, et nende piltide taga, nende diagrammide taga, nende numbrite taga on inimesed. Ja kui meie ühiskonnas on täna kriis, siis see ei ole ei majanduslik kriis, ei poliitiline kriis.
see on hingeline kriis. Meil on inimlikkus ühiskonnast ära kadumas. Ja sõna otseses mõttes. Ja ma usun seda, et läbi koostöö, läbi kaasatuse, sisulise kaasatuse, et kui tekiksid sellised olupoliitika ülesed liikumised, mul on ääretult hea meel, et Marju Lauristini ja tema mõttekaaslaste vahepeal prügikastist viibinud elutöö, ma nimetaks seda, on taas välja võetud, jälle liigub asi edasi ja siiralt loodan ja oleme lapsevanematega valmis ka selle asjaga kaasa liikuma, et sellest saaks sisuline alus sellest strateegiast Eesti haridusele. Kes peaks muutuse disainima ja ellu viima, siis mina usun seda, et Eesti täna edukamad koolid on kogukonna koolid. Edukas tähendab, edu on meie definitsioonis siis soovitu saavutamine kooskõlas saavutaja väärtushinnangutega. Ehk ma loodan väga seda ja julgen täna öelda, et tänane Eesti seadusandlus, haridusseadusandlus annab suurepärase võimaluse luua kogukonna koole täiesti üheselt, mitte mingeid takistusi. Teine, kui tahaks seadusandluses midagi muuta, siis sooviks, et need 79 seadusparandust, mida me tegime PGS-i, et need võetakse ja rakendatakse. Need olid valdavas enamuses seotud hoolekogu rolliga, sest me sooviksime kaasa rääkida oma kogukonnaga ja oma kogukonnas, oma kooli ehk siis kogukonna selgroo, kogukonna südamena, huvides, selle arengu huvides. Niisiis, ma usun seda, et see muutused saavad toimuma koha peal ja ma loodan, et need inimesed, kes loovad raame nendeks suurteks muutusteks, ei unusta ära, et nende numbrite taga on ka inimesed. Säilitage inimlikkus ja kõik asjad saavad siin Eestimaa korda. Tänan tähelepanu. Nii, meil hakkab aeg tasutusi otsa saada. Ja panelistidele on mul, ja siis ma küsin veel korra ka saadest, aga panelistidele mõtlemiseks viimane küsimus on selline, et siin saalis istub märkimisväärne osa Eesti haridusavalikkusest. Paluksin igal panelistil välja öelda lühidalt ühe idee, mõtte, soovi, unistuse. Tema arvates võiks selles Eesti haridusavalikkuses nagu jälle kõlama üks tähtis sõnum. Ja ma usun, et kui see on tähtis asi, siis ta jääb siin ringlema ja läheb siin muutusega pärast välja. Enne kui panelistid saavad seda tüüpi lõpusõnaks sõna, ma küsin, kas on saalis kellelgi veel midagi hinge peal, mida tahaks välja öelda? Jah. Aitäh, et mul on tõesti hinge peal, et tuletan meelde oma guru Gunnar Aarma sõnu. Inimese kvaliteet oleme 5/6 tema mõtlemisest. Ja kui me ei hakka õigesti mõtlema ja selle taga ka õigesti rääkima, ennast väljendama, siis ei juhtu siin meie maastikul ei lähitulevikus ega kaugemas tulevikus mitte midagi. Nii koguni me räägime, et riik peab tegema, omavalitsus peab tegema, haridusministeerium peab tegema, kool peab tegema, ükskõik kohas peab tegema, siis ei juhtu mitte midagi. Teha saavad alati ainult inimesed, nagu ka professor Ülo Vooglaid, kes täna siin viimib, on korduvalt öelnud. Et katsume sellest aru saada, et ikkagi inimesed teevad kõik need asjad ja nagu siin ka lapsevanemad, kelle hulka ka mina võin ennast lugeda, ütlesid, et see inimlikkus ja see arusaam peaks igal pool hakkama käima ja sõnadest ka väljendatud saama. Aitäh! Nii, tänan. Jah, seal on meeldus. Jah, teeme nii, et praegu siit ja siis, kui mikrofon jõuab sinna, siis jah, palun. Rein Kopp, Inseneride Kutseliit. Ma olen tähele pannud, et meie juhid siin aastate jooksul kordub. Ja seepärast vaataksin haridussüsteemi teisest otsast. Tööandjad otsast, kahjuks tööandjaid siin küll on vähe. Aga siiski,
kelle jaoks terve see haridussüsteem üldse funktsioneerib. Selle jaoks, et tööandjatele ette anda tegijad ja võtjad. Härra Veskimägi juba korra lihtnes siin, et pole tööjõudu võtta. Vähemalt asisemat tööjõudu, kes suudaks väärtust juurde tuua. Sest saab väärtust kulutada, sellest tuleb probleem. Veel on väärtust juurde tuua. Ja kuna siin oli küsimus, et mida igaüks võiks teha haridussüsteemi heaks, siis ma küsiksin härra Veskimäe käest, et mida tööandjad või tööjõu tellijad võiksid teha, et tööjõudu, eriti seda asisemat osa, kes väärtust juurde loob, oleks rohkem. Ma saan aru, et see oli küsimus härra Veskimäe. Järsku saaks lühikese vastuse. Tööandjad saaksid teha. Tööandjad on tegelikult oma organisatsioonidega ja ka kaubandustööstuskoda on haridusteemal. No minu mäletamist mööda 90. aastatest hariduses sõna võtnud ja kogu aeg nii-öelda survestanud poliitikuid tegema reforme. Küsimus täna, et kuidas see ära tehakse. No, kui ma täna olen tulihingeliselt toetan seda, mida minister Aaviksoo tahab läbi viia, siis ma olen suhteliselt skeptiline, et see kõik asi õnnestub. Sest väga palju sõltub sellest, kuidas omavalitsused nende gümnaasiumidega hakkavad käituma. Ja arvestades seda, et järgmine aasta on kohalikud valimised, ma olen skeptiline, et see kõik õnnestub. Meie omalt poolt teeme seda tööd kogu aeg ja survestame ja teeme ettepanekuid ja ma pean tunnistama, et kui 4 silma all poliitikutega just nende vastutusalade inimestega kohtuda, siis nad on alati meiega nõus. Aga seda konsensust ühiskonnas ei teki, et need reformid läbi viia. Me andsime välja 2010. aastal manifesti, kus me kirjeldasime ja nõudsime nagu tasulist kõrgharidust. See lasti meedias nii-öelda auklikuks, aga ei loetud läbi. See oli 34 punktist koosnev dokument, kus olid ka stipendiumid ja toetused kirjas. Aga sõna tasuline oli see, mis jäi nii-öelda torkas siis meediale silma. Isegi tolleaegne minister ütles, et ka ministeerium on samal teel. Aga kui see auklikuks lasti, siis järgmine päev käidi välja, et ei, me ei mõelnud tasulist, me mõtlesime järelmaksuga. Ja kui see ka auklikuks lasti, siis jäigi tasuta haridus, kuhu me täna oleme jõudnud. Kõik. Aitäh. Ja viimane saalist. Kai Võlli Johannes Käisi selts. Ja mina tahaksin tänase jaoks ja võib-olla ka sobivad need homse jaoks öelda paar märksõna. Üks on turvalisus ja see oleks oluline kõikide tasanditel lastest ministeeriumi ametliku valitsuse või Riigikoguni välja. Usaldus partnerite vastu, asjatundlikkus ja eneseusk. Kahtlustagem heas, nagu ühes foorumisides on öeldud. Nii, ja nüüd ma paluks siis panelistide kokkuvõtte küsimus. Jäägem oma tänase teema juurde, muidu kõigest kõike tuleb rääkida, aga et kui veel kellelgi, kui lausa äkki kõigil peaks selle mõtte suhtes, et õppimist, õppekava, jutumärkides õpikut on äkki võimalik ühe uutmoodi loogika alusel üles ehitada, kui teis ka seda õhinat tekib, mida minust loodetavasti välja paistab, siis kinnitan ja luban, et iga pea ja hing ja käte paar on tere tulnud.
isiklikult vähemalt siin toas viibijatele või isiklikult natuke väikese mõtlemise järel pakkuda, mida me koos võiksime sellel teemal teha. Sa lubasid, et jäävad ringlema üleskutse, see üleskutse on seejuures ajalise piirangu. Üleskutse juba ringles, 24 tundi päevas. Võtab vastu. Aitäh! Üleskutse ja soov. Üleskutse on see, et kui on soov teada saada rohkem ühest koolist või ka Eesti koolijuhtide ühenduses, siis olen alati olemas. Aga soov on see, et oleks rohkem meelarmust ja vaba suhtlemist ja kuulamisoskust. Minul on jälle järgmine soov. Ma sooviksin, et Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool taastaksid olukorra, et õpetaja haridusprioriteet on ja looksid sinna korralikud õpetamismetoodika keskused. No ma praegu ei ütle. Ja kui tungi saab. Mina lähten sellest, et aeg üks teha siis mingisugust läbi viia ja ma arvan, et võib-olla aeg üks selleks uue lähenemise loomiseks ja kutsuks üles sellele, et jätta kõrvale need isiklikud huvid, olgu nad siis poliitilised või mis tahes muud ja mõelda sellele, et kuidas me võiksime Eestis ühiskonnas, hariduses jõuda nii kaugele, et iga inimene, kes selles haridus on õpilane või õpetaja või koolijuht, tunneb, et tema oma nende isiklike oskustega, olgu need siis rohkem akadeemilised või olgu need siis rohkem praktilised ja rakenduslikud, tunneb, et ta on väärtuslik. Sellepärast, et siis me saavutame selle, et Eesti inimene on ka õnnelikum, saavutame selle, et ühiskond on terviklikum, et me võiksime läheneda sellele probleemile kui ühe suure 1,3 miljonilise perekonnana ja lahendada selle probleemi tugeva perekonnana perekonnasiseselt üksmeelt. Ma ütleksin seda, et need reformid ja need, millest me räägime, need tehakse alati ära varem või hiljem. Eestis pigem hiljem. Ja kui piltlikult öelda, et kui meil sellel teemal king pigistab, siis me samal ajal pigistame kinni silma. Aga tegema hakkame siis, kui seda kinga enam jalga saab. Ma tänan kõiki paneliste ja nagu te kindlasti ise saate aru, ei ole võimalik seda mõttevahetust viie lausega kokku võtta, aga ma teeksin siiski ühe ettepaneku. Selle tänase ürituse on korraldanud Eesti Koostöö Kogu ja ma arvan, et väga hästi tegi, et ta sellise ürituse korraldas. Ja kes hästi teevad, neile antakse uus ülesanne. Ma teeks Koostöö Kogule ettepaneku, et kõik see materjal, mis siin tänase päeva jooksul kokku tuleks nagu läbi vaadata ja siit koorub, ma usun, välja 10 sellist kaalukat seisukohta või ettepanekut erinevatele osapooltele. Mis viisil nad võiksid panustada sellesse Eesti hariduse uuendusse, mis toimub nii või teisalt. Ja kasutades oma võrgustikku, ma usun, et seal on oma 70 organisatsioonidest. Need ettepanekud läbi arutada ja parajal hetkel siis ka avalikustada. Et see jutt ei jääks siia laua peale või siia saali lihtsalt ringi ammutama, aga et see koorduks lõpuks võib-olla kokku ka mingisuguseks ettepanekuks, soovitusteks, mis iganes. Minu mulje on, et paljudes positsioonides siiski teatav üksmeel hakkab tekkima. Ja ma usun, et nii ministeerium, riigivõim kui ka see rohujuure ühiskond võiksid nendes tähtsates asjades üksmeeleni jõuda ja need tähtsad asjad ka kirja panna. Et selline tore järgmine tööettepanek Koostöö Kogule. Ja kõige lõpuks, ma saan aru, tahab meid veel
Peep Püls, ma ei tea, kas tänada, aga vähemalt öelda, et selle aitäh, Mati, et head kaaslased, et aitäh sulle usalduse eest, et järgmine üles võtta. Aga ma tuletaksin meelde täna Jaak Aaviks sõnavõttu ja seda viidet, et maikuu lõpuks ta tahaks mingi konkreetse asjaga valitsusse minna. Kasutame seda aega siis ülekalt. Mis on palju on ette heidetud ju tegelikult ajakirjanduses mitmete arvamusliidrite poolt seda, et me käime koos ainult arutame, pärast midagi ei sünni. Me näitame, et me siis need huvitatud organisatsioonid oleme valmis ka midagi konstruktiivselt ettepanekute vormis meie poliitikutele välja pakkuda. Selles mõttes ma julgeksin teha sellise pakkumise, kas me võiksime edasi liikuda sellise viisi, nagu Mati sellele viites, siis tõesti koostöökogu neid harta osalisi on ca 70, jah, täpselt 75 organisatsiooni. Need organisatsioonid ja ka need, kes on teema vastu huvitatud, siis me kusagil siin paari nädala jooksul tõesti püüaksime ekspertide abiga panna lühikeses arusaadavas vormis mõned ettepanekud paberile ja kusagil maikuu keskpaigaks me kutsuksime uuesti kokku ühe selline seminari vormis, võib-olla lühem kui täna, seminari vormis korraks, et need ettepanekud läbi arutada ja saada teie poolne alused kommentaarid, eks ole, võimalik ka kriitika, saada teie poolne toetus nendele ettepanekutele. Me saame neid kindlasti ennem arutada, aga see eelkõige saab arutada neid sellel 6 aja pärast, 5 nädala pärast toimuval või selle arutelu veel. Ja et see oleks siis sisendiks juba nendele otsustele, mida valitsusmeister võiks ette panna Vabariigi Valitsusele otsustamiseks. Et kasutame seda 1,5 kuud meie poolt vaadates võimalikult aktiivselt, kutsuksime harta osalisi ja teisi huvitatud organisatsioone mai keskpaigas uuesti kokku, et teha oma konkreetsed ettepanekud ministrile ja Vabariigi Valitsusele. Vaat selline mõtteluks. Kui te lubate, siis ma teeksin ka kokkuvõtte või võib-olla oleks parem tegelikult, kui mu kolleeg seda teeb, aga koostöökogu poolt tõesti täname meie partnereid Haridus- ja Teadusministeeriumist, Eesti Haridusfoorumit ja ka kõiki teisi partnereid, kes tegelikult tulid täna siia, teil on hästi palju igalt poolt Eesti erinevatest nurkadest. Aitäh, et te tulite, koos mõtlesite ja püüame meie oma poolt tõesti teha niimoodi, et sellel oleks ka vilja ja me ei peaks jälle tulema sügisel kokku või midagi toimunud ei ole. Mulle tundub, et praegu on see aeg, kus me eeldame, et poliitikud ei peaks viitama abstraktselt, et ei ole toetust, ühiskonna edasi väljendama väga selget toetust, palun tehke teatud vajalikud sammudena. Kui need samme ja otsused ei tehta praegu ära, siis lähevad valimiste kontekstis ette meil jälle pikka aega. Sellega ma tänasin teema, et te tulite, loodame siis kuskil kuupäevast uuesti kohtuda ja pärast, et me saaksime omavahel mõtted vahetada, on siin foajees, meile pakutakse nii-öelda ka kellegi ideed, millel on mahti, siis palun jääme siia. Aga head, kaasamõttest kogu teed. Ja nüüd ma pean kohe Kuigu sõnu natukene parandama, sellepärast et see kella 5 tee ei ole mitte seal foajees, vaid on Nuku muuseumis ja